Nii, tere õhtust. Ma praegu pikalt tegema ei hakka. Lihtsalt tahtsin rääkida ühest asjast, mis mind viimasel ajal on vaevanud. Et nagu ikka sõnade tähendus, jah. Sõnade tähendus, mida nagu noh, nähakse mõneti teisiti, kui minu arvates peaks. Näiteks selline sõna olemas nagu okupant, eks ju, okupeerima. Ja mõned näevad seda nagu siin Eestis solvanguna. See on tegelikult fakt. Et kui ütleme, riik okupeeritakse, siis ta okupeeritakse ja see ei ole nagu midagi, mille üle saaks nagu solvuda. Ja sellest tekkis mõte, et kas ma ise olen ka äkki okupant. Ja ma saatsin nüüd Kaitseministeeriumile kirja, et seda teada saada, sest ma tõesti ei tea seda. Et see on nüüd võib-olla see erinev asi, kui minevikus, et minevikus inimesed teadsid, kui nad olid okupandid vähemalt. Jah, et see on venelaste eelis meil siin ka, eks ju, et nemad teavad seda. Aga mina näiteks ei tea. Ja oli võtta selline operatsioon nagu see Inherent Resolve, mis hõlmas mitte ainult Iraaki, vaid hõlmas ka Süüriat. Ja see on juba hall ala. See on juba hall ala, selles mõttes, et kui operatsioon hõlmab riiki, kuhu meid ei ole kutsutud, siis isegi kui me seal riigis ei käi, siis me selles operatsioonis osaleme, jah. Aga see on hall ala. Ütleme, see on väga hall. Võib-olla liiga hall, aga ta on ikkagi veel hall ala. Ja aga ma tahtsin teada, et kas ma äkki okupant ka olen. Küsisin juturoboti käest. Juturobot on juturobot see, mis on see Google Gemini, ta ise ütles, et ta on niimoodi programmeeritud, et ta ei tohi nagu õpetada, kuidas pomme teha ja muud sellist asja. Aga muud asjadest ta ütles, et ta on täiesti nagu käpp kõiges. Et on hoopis teistmoodi kui see ChatGPT, et ChatGPT-ga on probleem olnud, et umbes kommunism on mingi ideoloogia ja natsionaalsotsialism on, ma ei tea, puhas kurjus ja siis punaarmeestele tuleb, punaarmeestele, kes Sinimägede lahingus tapeti, tuleb kaasa tunda ja need on igasugused õudsed asju rääkinud, see robot, ma olen rassist ja foob ja ma ei tea, mida kõik. Aga Gemini on selles mõttes huvitav, et Gemini nagu ei selliseid piiranguid ei oma, aga tal on jah, aga ta on selles suhtes suhteliselt agressiivne robot, et näiteks mul hiljuti oli probleem ühe kirjastusega, maksus mulle tähtajaks, 200 maksmine esimene kord ja mitu nädalat hiljaks, aga ma ei kontrollinud seda, sellepärast ma olin reisil ja ma ei pidanud pahatahtlikuks seda, sellepärast, et mõned on hajameelsed ja niimoodi. Aga kui teist korda ka jäi, siis oli selge, et see oli pahatahtlikkus ja siis ma küsin roboti käest, mida ma peaksin tegema. Robot ütles, et kaeva nad kohtusse. Ma ütlesin, robot, võta nüüd rahulikult, et mul ei ole raha selleks, et see on kallis lõbu. Ei ole. On maksekorralduse kiirmenetlus, midagi hullu, tee kohe ära. Ja robot veeniski mind seda tegema, aga viimasel hetkel mõtlesin, et ma annan ühe võimaluse veel. Kuigi oleks võib-olla pidanud, oleks huvitavam olnud seda kohtukold teha. Ja kirjutasin, et ma teen maksekorralduse kiirmenetluse ja siis sekunditega raha laekus. Robot on selles mõttes agressiivne, et ta ütles mulle selle Inherent Resolve'i kohta ka, et kirjuta Kaitseministeeriumile, küsi. Et mine Kaitseministeeriumisse, küsi, kas me osalesime Süürias. Jah, et ma kirjutasin sellise kirja, mul on ette selle lugupeetud Kaitseministeerium, kuna Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on kõrgema riigivõimu kandja rahvas ja Eesti Kaitsevägi tegutseb rahva nimel, siis soovin teada, kas operatsiooni Inherent Resolve raames on Eesti kaitseväelased viibinud Süüria Araabia Vabariigi territooriumil. Kui jah, siis mis ajavahemikul ja millise juriidilise mandaadi alusel. Palun kinnitage üheselt, kas Eesti Vabariik on osalenud tegevuses, mis vastab rahvusvahelises õiguses okupatsiooni definitsioonile või kinnitage, seda pole tehtud. Teie vastus on vajalik minuga Eesti Vabariigi kodaniku õigustundele ja hinnangule riigi tegutsemise legitiimsuse kohta. Palun vastake teabe nõudele vastavalt avaliku teabe seaduses sätestatud tähtajale 5 tööpäeva. Ja 5 tööpäeva, mul on see viga, 5 tööpäeva jooksul. E-posti teel. See jooksul ka kirjutama. Okei, nad saavad aru. 5 tööpäeva, mitte 5 tööpäeva jooksul, ma kirjutasin 5 tööpäeva. Mis ei osanud vastu lugeda. See asi, kui ma hakkasin eile õhtul mõtlema, ma sain tulema, ma oksendan oma sisikonna välja, siis ma sain vappe külma ja mul hakkas tõsiselt füüsiliselt halb, sellepärast, et see on normaalne, kui inimene tehakse okupandiks vastu tema tahtmist. Ma saan aru, et meil on vaja kedagi okupeerida, võib-olla me ei ela sellises ninnu-nännu maailmas, aga siis see on väga-väga tõsine asi.
ja noh, meil oli üks see homoabieluse referendum, eks ju, noh, jah, see oli, no ütleme niimoodi, et see, mis see on okupeerimine, on umbes 78 triljonit korda tõsisem asi, noh, kui ma Hispaanias elasin, siis ma pooldasin seda tsiviilabielu homodele, selles mõttes, et noh, nad pärandavad korterit, käivad teineteisel seal haiglas külas, eks ju, noh, kirikus on niikuinii abielluda ei saa, sellepärast. Ja need, kes hoolivad abielus, eks ju, mehe ja naise vahel, need abielud niikuinii kirikus, nii et ütleme, hundid söönud, lambad terved, see oli nagu selline, tundus nagu väga mõistlik, aga noh, Eestis noh, sõideti rahvast üle ja noh, jah, ei ole nagu sellist nii usklik riik ka. Ja noh, kirikusse on imbunud sisse nii palju, kui seda kirikut meil siin on, eks ju. Ja noh, siis ma Eestis olen muidugi selle vastu. Ja aga noh, see on, ütleme, see on niivõrd tühine asi võrreldes riigi okupeerimisega minu arvates, eks ju. Nii et noh, siis tuleb teha lihtsalt noh, referendum. Kas te olete nõus, et Eesti Kaitsevägi okupeerib aeg-ajalt teisi riike? Ja siis on kaks sellist kohakest, kus saab teha, eks ju, linnukese jah või ei. Jah, et olen nõus või ei ole nõus. Aga see, et no ütleme, see inherent resolve, kas selles uudistes räägiti sellest või oli kuskil 85. leheküljel kuskil portaalis või nagu see, ma teadus sellest nüüd jõudis, ma ei saa sellest isegi aru sellest, et kas see eelmine aasta juba ei lõppenud ära. Ühesõnaga, ma küsisin juturoboti käest, et mida sa arvad, kas Eesti kaitseväelased käisid üle piiri Süürias või ei käinud? Mida sa arvad? Ta ütles, et noh, infot ei ole. Ma arvan, et infot ei ole. Aga kui ta peaks nagu, ütleme, nagu puusalt tulistama, eks ju, noh, et arvama nagu, mis on loogiline, ja operatsioonid seal piirialadel olid, eks ju, siis ta ütles, et see on äärmiselt tõenäoline, et käisid. Väga tõenäoline. Jah, et ta käis ka Süüria puhul. Mis tähendab seda, et Eesti Vabariik on teinud minust tahte vastaselt, sest kaitsevägi on, mina olen, eks ju, kõrgema riigivõimu kandja on rahvas, eks ju, mina olen Eesti Vabariik kodanik. Eesti kaitsevägi käib riigis, kuhu neid ei ole kutsutud. Jah, see on okupatsioon. Ja siis ütles, et ma küsisin roboti käest, et aga noh, mis siis juhtub, kui nad ei vasta, see kaitseministeerium, eks siis ütles, et siis sa kirjutad õiguskantslerile, et järgmise lõpus saab võib-olla õiguskantsleriga kirjutada. Ja ma ütlesin, mida nad siis vastavad, et noh, forensilised vastavad, räägivad tõtt, eks ju, kõigepealt, ütlevad jah, olime küll, jah, no see on muidugi jama, sellepärast siis ei ole see seadus, mis oleks ta lubanud. Ja ütleme, ilma rahva mandaadita okupeerida teisi riike, see on ikka jõhker, see on ikka tõsiselt, noh, see ei ole õigusriik, ma ei tea, mis siis on, see on. Teine asi on, nad ütlevad ei, et ei käinud, siis võib tõesti kergendanud välja hingata, aga see ikkagi see hall ala jääb, sest see inherent resolve on, eks ju, noh, operatsioon ise, tegelikult on väga kaval nendest, kes selle operatsiooni tegid, et no panna nagu, see on nagu Brežnevi pakik, eks ju, panna nagu kaks asja sinna, et üks ei tohiks nagu olla ja aga noh, see oleks hall ala, aga noh, see oleks veel enam-vähem, kuigi juba see on ka väga paha, et sellist halli asja ei tohiks tegelikult olla ka, jah. Ja noh, kõige tõenäolisem on see, et nad valetavad, aga noh, valetavad nii, et nad ise ei arva, et valetaksid, või räägivad mingist riigisaladusest või saavad mingit soga, mingist strateegilisest konsultatsioonist, ma ei tea, konsultatsioon, okupatsioon, ma ei tea, ei ole vist päris sama asi. Ühesõnaga, jah, et või on kõik see detailid on kuidagi riigisaladusega seotud või osaleti vastavalt mingile mandaadile, aga noh, mis mandaadi, kelle mandaadile, mingi muu okupandi mandaadile. Ja noh, ma tegin see märkme nende ka selle kohta, mis jutu mulle rääkis, et jah, et on mingi nõustamisest räägivad. Ja noh, siis ma küsin, et kui mina selle teabenõude saadan, et kas mulle midagi halba juhtuda, et noh, et otseselt võib-olla ei juhtu, aga juturobot kaudselt võib juhtuda. Mis siis halba juhtub, et noh, et alaväärestatakse või irvitatakse või noh, öeldakse, et sa oled hull või või noh, võib ka juhtuda piiril, et kus ma hakkan kuskile reisima, siis läheb kauem aega või hakatakse kuidagi peedistama. Aga noh, selle piiri pärast ma sellepärast praegu ei muretse, ma eile nägin ühte väga jumalast ägedat YouTube'i videot oli. No influencerid on sellised hullud natuke, et nad nagu täiesti poliitikatunnetus on null, kui sedagi. Ja siis oli üks influencer, kes ühesõnaga kondab ringi, praktiliselt kõikidel Araabia maadel, üks hullem kui teine, korduvalt sellised templid on passis, et siga ka ei söö, eks. Ja siis ta mõtleb, et läheb Iisraelisse. No kui ta sellise passiga läheb Iisraelisse, siis Iisraeli piirivalve langeb koomasse, eks. Et enamik inimesi, kes sellistes Araabia riikides käivad, võtab teise passi siis, et aga tema ei jõudnud isegi seda, läks selle sama paksult täis tembeldatud passiga, mis olid igasugused Jeemenid ja Afganistanid ja
ja Sudaanid ja ma ei tea, igasugused Liibanonid ja no kõik, mis seal võimalik oli. Ja, ja tema läheb seesama passiga, ma ei tea, miks ta üldse lennukisse ta lasti, aga no ühesõnaga ta läheb, ise ütles lennujaamas, et ta ei ole kindel, kas ta lastakse üldse sinna Iisraelisse riiki sisse, et no, et vähemalt tal mingi adekvaatsus oli veel olemas, eks ju, jah. Ja no siis jõudis kohale Iisraelisse, see päris huvitav, mis temaga toimus, et ta kohe viidi üle kuulamisele. Muidugi sellise passiga Iisraelisse minna praegu, noh, saad hull ajama peast, eks ju. Ja 4 tundi käis üle kuulama, 4 tundi. Noh, aga ma arvan, et noh, mis see 4 tunni jooksul ka toimus, oli see, et noh, ta oli see influencer, et keegi vaatas tal neid videosid võib-olla. Ja siis mis mulle nagu see juutude huumor on hästi meeldib, juutud on hästi hea, see naljataju on, et see, kes oli selle ülekuulajate juht, ütles talle, et mina ei taha teid siia riiki. Minu kolleegid ei taha teid siia, aga umbes tere tulemast Iisraelisse. Mis tähendab, võib-olla Iisrael on ikkagi veel õigusriik, eks ju, nii et noh, üks pead olema hull, kui sa sellise passiga Iisraelisse lähed, hästi hull. aga siis ma hakkasin mõtlema, et aga see influencer kogu aeg sihuke hea rõõsa, et noh, kui 4 tundi kuulab mingisugune Mossad või ma ei tea, kes seal sind üle kuulab, eks ju. Ja siis on täiesti nagu, noh, mida iganes. siis hakkasin mõtlema, et see on nagu, noh, andis jõudu, et kui nad hakkavad natukene kuskil piiril kiusama või siis noh, mis seal ikka, kiusake siis. Aga noh, mul on õigus, ma arvan, mul on kodanikuna õigus teada, mind vaevab see, mind tõsiselt, mul hakkas süda valutama, mind tõsiselt vaevab see, sest noh, ma ei saa olla okupant, see on üks, kui Eesti Vabariik sai vabaks, siis oli nagu arusaam, et meie ei okupeeri teisi riike, eks ju. Ja aga üks asi, mida mulle soovitas, et aga katsu ühendust võtta sõduritega, mingite eriüksuslastega, kes selles operatsioonis osalesid. Ma ütlesin, et kuule, tütarrobot, nalja teed või? Et jah, et kuidas ma nendega ühendust võtan. Esiteks, kui ma nendega ühendust võtan, kui nad räägivad mulle tõtt, et nad tõepoolest käisid Süürias, ma hakkan ju neid põlgama. Selles mõttes, et nende kohus oleks siis olnud öelda, et meie ei astu üle piiri Süürias. Me ei astu seda, me ei tee seda. Ja kui nad seda tegid, siis ma ei taha sellise inimesega vestelda, ma hakkan ta nagu vihkama ju. Ma talle kallale tungida. Mina tungin eriüksusele kallale, ma ei tea, kes ellu ja mina, võib-olla pole see mina, eks. aga siis noh, see võib-olla siis jääb ära. Et ühesõnaga jah, et ma siis nüüd tegin selle kirja siis Kaitseministeeriumile ja loodame, et siis äkki nad vastavad midagi. Aga noh, ma ei looda, et see oleks nagu vastus. Noh, kõige parem, kui ta ütles mulle väga selge sõnaga, ei, ükski meie sõdurid ei astunud isegi 0,5 millimeetrit Süüria territooriumile. See oleks nagu kõige parem. Kuigi siis eks väike vari see, et selle operatsiooni, selle Inherent Resolve operatsiooni raames see kõik toimus. Et see natukene hall ala, eks ju. Aga no vähemalt sedagi, eks ju. Aga kui nüüd hakkab midagi jahuma mingitest riigisaladustest ja mandaatidest ja strateegilistest konsultatsioonidest ja ma ei tea, mingisugust riigisaladustest, siis ma lihtsalt hakkan oigama. Siis on selge, et see riik, kus ma elan, ei ole legitiimne. No nii, aga jääme siis ootama seda, neil on 5 tööpäeva aega vastata ja vaatame siis, mis nad mulle vastavad ja kuidas mis edaspidi piiril hakatakse võib-olla küsitlema või midagi. Vähemalt mitte 4 tundi nagu Iisraelis, ma loodan. Nii, aga olgu. Ma vaatan praegu, mul on siin kogemata lahti jäänud see Vergiliuse Aenis, ma õpilastega loen seda, et sellest Luisi Miralja, ei ole Luisi Miralja, Öörberi raamatust seal, mis on see Roma Eterna, eks ju, see Famiglia Romana teine osa, mul on siin see abimaterjal ka tehtud. See on sõna-sõnaline tõlge inglise keelde. See on selles mõttes huvitav, et minu jaoks on see hästi selline optimistlik, see on roomlaste Kalevipoeg põhimõtteliselt. Et eepos, jah, ja roomlaste eepos. Et see on minu jaoks hästi selline, must tekitab alati suurt optimismi, et ta on nagu Trooja on langenud, eks ju, midagi ei ole enam ja siis see Aenes, kes on see peakangelane, eks tema võtab oma noh, vigase halvatud isa, vana isa võtab selga, väikese poja võtab käe kõrvale ja hakkab uue riigi poole minema, uut kodumaad otsima. Ja see minu meelest on hästi selline inspireeriv hästi inspireeriv tseen minu aeg alati. Et kõigest hoolimata, mis on nagu halb on, eks ju, midagi ei ole teha, aga noh, edasi on ka vaja elada. Ja noh, see peakangelase nagu see
no päritolu on ka huvitav, ta on nagu tagurpidi Jeesus, et noh, Jeesus oleks isa Jumal ja ema oli Maria, siis tema ema on see jumalanna Veenus, Kreeka Afrodite, eks ju. Ja isa on siis tal see, ma alati mõtlen, mida Veenus võib öelda, kui näeb oma endist armukest, noh, surelikku armukest niimoodi vigasena oma poja seljas, eks ju. Jah, et tema on surematu ja noh, armuke ju enam ei ole ja see võib väga selline raske moment olla. Muidugi jah, Veenus, minu teada see oli minu arust karistus, kui ma õigesti mäletan, et sest see Veenus pani kogu aeg, et jumal, Zeusi pani pidevalt armu igasugustesse surelikesse naistesse ja teisi jumalaid ja siis oli see Zeusi selle Jupiteri kättemaks, nii et no sina armud ka oled surelik. Siis kui ta see lapse sai, siis ta minu arust nümfid kasvatasid teda mõned aastad ja siis ta pärast seda läks isa juurde. Ema tegelikult, emaga ei kasvanudki. Aga just see, kui ta jah, et ta läheb ja et see kõik on läbi, kui te kogu see riik on nagu maha põletatud, kõik on mingi õudne veresaun, eks see Trooja hobune oli, Trooja hobune. Ja siis sa võtad oma isa selga ja poja käe kõrval ja lähed ja sa lood ühe maailma võimsama riigi. See on tase, jah. Muidugi tee peal on igas huvitavaid seiklusi, on seal see Kartaago kuninganna, selline mõnus võuk, sinilakk, tal vist sinised juuksed otseselt ei ole ja võuk sõna ta ei tunne, aga ta oli siuke õudne võuk, sinilakk oli seal tee peal ees, noh, et umbes elasin minu lossis ja joome siin oma, ma ei tea, kõrvitsa lattes ja masseerime teineteist ja rikkuses ja. Aga ei, nii see ei läinud. Nii, ja olgu, ma rohkem ei jaura, nii et jään ootama siis seda Kaitseministeeriumi vastust ja eks siis nii, kuidas ma nüüd välja saan.